Ja Tallinna noortevolikogu algatusest ongi põhjust nüüd pikemalt rääkida. Tere õhtust, Triinu-Liis Paabo. Tere õhtust. Te olete Tallinna noortevolikogu esimees. Just. 6 paar korda käite koos, otsustate noorte jaoks olulisi asju, edastate neid linnavolikogule, ma kujutan ette. Just, nii linnavolikogule kui ka linnavalitsusele. Aga täna on toimumas siis selline suurem noortevolikogu algatatud, kuidas seda võib öelda, istung või peaaegu konverents, kuhu on siis aktiivsed noored kutsutud arutlema jälle taas kord teie jaoks olulistel teemadel. Just, et täna on siis toimumas aktiivse kodaniku arutelõhtu teemal tasuta kõrgharidus. Et eelmine aasta alustas noortevolikogu traditsiooniga korraldada poliitikaõhtuid, kuid siis me peatselt saime aru, et see sõna poliitika ikkagi meie ürituste sarjas peletab noori eemal, et need, kes just... Tavanoor ikka poliitikast eriti ei taha osa võtta. Kahjuks küll. Ja siis sellel aastal tegimegi rebrandingu ja nimetasime selle ümber aktiivse kodaniku ürituste sarjaks. Tänane ürituste sari on siis koostöös meie väga hea koostööpartneri Tallinna üliõpilaskondade ümarlauaga tudengipäevade raames ja sellepärast mõtlesimegi, et räägime pigem siis tudengitel olulistel teemadel. Et kas tasuta kõrgharidus peaks olema Eestis, kas ei peaks ja olemegi kutsunud erinevate noortekogude juhid 5 noortekogust ning arutleme sellel teemal. Miks just selline teema püstitus? Tasuta kõrgharidus ju eksisteerib meil 2.–3. aastat. Kõik, kes ilusti ülikooli sisse saavad, võivad õppida, ei pea maksma. Ja nüüd te esitate küsimuse, kas on vaja või ei ole vaja? Just, et tegelikult loomulikult meie noored oleme nii harjunud sellega, et kõrgharidus on tasuta, just siis need, kes on praegu lõpetamas või paar aastat tagasi lõpetanud, aga tegelikult on ka päris palju argumente, miks kõrgharidus võib-olla ei peaks olema tasuta. Ja selleks, et leidagi siis selgus, et noored saaksid ka otsuse vastu võtta, tekitada ühiskonnas diskussiooni, olemegi sellise teema püstitanud, et võib-olla natukene provotseeriv, aga et saamegi kuulda siis mõlemat poolt. Ja teil on ju selle raames on mitmeid teemasid, mida ma siin sain lugeda, et sellised algatused, millega te ju ennegi tegelenud olete, et millised on need põhipunktid, mida te siis tahate kas vastu võtta või veel arutada? Just, et tegelikult siis väljaspool neid ürituste sarju koostame me ka linnale ettepanekuid. Sellel aastal oleme olnud eriti aktiivsed, väga mitu ettepanekut koostanud, aga tahaksin kindlasti välja tuua Sütiste pargi ning siis sooja toidu eelnõu. Et räägin mõlemast põgusalt. Sütiste park nimelt on väga suur parkmets Tallinnas ja meie noored avastasid, et tegelikult seal on üsna palju probleeme. Et me oleme kõik need kaardistanud ja alguses mõtlesime saata Mustamäe ning Nõmme linnaosa vanematele lihtsalt need teemad, probleemid, aga lõpuks peale mitmeid kohtumisi tuli välja, et see, kuigi ta paikneb nii Mustamäel kui Nõmmel, siis tegelikult haldab seda riik. Et näiteks on Sütiste pargis trepp on üsna ajale jalgu jäänud, pingid on niimoodi lõhutud. Sinna oleks kindlasti vaja paigaldada rohkem valgustust, natukene sportlastele mõelda, kas siis venitusseinu ja nii edasi. Et kõik need me olemegi sedastanud linnaosa vanematele ja praegu töötame siis selle kallal, et ministriga kohtuda ning ikkagi saada lahendus nendele probleemidele. Ja siis eelnõu, mis puudutab poodides raisku minevat sooja toitu, kiirelt rääkides on siis selline, et meil on väga palju abivajajaid Tallinna linnas ja kuidas meil see idee tuli, oli see, et noortevolikogulased osalesid Põhja-Tallinna aktsioonis selle aasta alguses, kus jagati abivajajatele toidupakke ning siis kodutarbeid. Ja siis me nägimegi, et tegelikult on väga palju inimesi erinevates linnaosades, kes tulevad raskelt toime ja samas me viskame niivõrd palju sooja toitu ära, et me olemegi hetkel edastanud selle eelnõu linnavolikogule, kõigi poolt on tulnud väga positiivne tagasiside ja hetkel räägime siis veterinaarameti ning toidupangaga, et siis kui kell 10, kell 11 pannakse poed kinni, siis vabatahtlikud saaksid selle toidu viia abivajajateni, et hetkel mõtleme pilootprojekti teha just Põhja-Tallinnas. Ideid teil on ja pealehakkamist ka. Aga kuidas Tallinna noortevolikogu ise oma tööd hindab, et kui palju selliseid algatusi on tõesti ellu läinud ja kuidas teid linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt üldiselt vastu võetakse, kuidas nendesse ettepanekutesse suhtutakse? Tegelikult aastate jooksul on meil väga palju saavutusi samuti. Et linnavolikoguga on meil suurepärane läbisaamine ja mille ma tooksin välja, mis on tõesti noorte jaoks väga tähtis,
on esiteks graffiti ning spordivaldkond, et linnal oli 0 tolerants graffiti suhtes, aga mõni aasta tagasi siis ainult tänu noorte volikogulastele linn ikkagi mõistis, et graffiti ei pea olema pelgalt sodimine, vaid võib olla ka täiesti kunstivorm, supergraafika ning siis tänu meile loodi Lasnamäele esimene legaalne graffiti sein, mille rajamist linn toetas 10 000 euroga ning viimased 2 aastat oleme ka proovinud edendada ekstreemspordi ning tänavaspordi võimalusi Tallinnas ning selle aasta jooksul tulevad pea kõikidesse linnaosadesse ekstreemspordi või tänavaspordipargid, et selle üle me oleme meeletult uhked. Sellised tulemused või tänapäeval on öelda moodne väljundid on täiesti olemas. Just. Aga jõudu teile ja siis toredat või edukat diskussiooni teemal, kas kõrgharidus on vajalik? Kas tasuta kõrgharidus on vajalik? Kas tasuta kõrgharidus on vajalik, täpselt. Aitäh teile! Aitäh!